Tere head kuulajad, alustame 8. mai nimetu digisaatega ja vaatame, mida viimane nädal meile tehnikamaailmast kõike põnevat kohale tõi. Ja räägime võib-olla kõigepealt sellest, et Google on oma volditava telefoni välja toonud ja toob nüüd lähiajal veel hulga portsu uudiseid, millele huvitaval kombel Samsung vastab hoopis Eesti inimestele olulisema hinnapommiga Eesti telefoniturul. Miks nüüd paroolid võib lõplikult ära unustada, sellepärast et paroolide asemel on tulnud hoopis parem lahendus, räägime sellest ja kuidas ja millised kõrvaklapid, juhtmevabad kõrva käivad valida, selleks saate ka head nõu, kuna meil on tänases saates kohe mitme erineva mudeli võrdlus ja kogemused, mida me saame teiega jagada. No nii, hakkame saatega peale ja nagu ma ei öelnud sissejuhatuses, siis täna on meid siin 4 traditsioonilisel kombel Hans Lõugas, Henrik Roonemaa, Glenn Pilver ja Meelis Väljamäe. Ja nagu ma ütlesin, siis võib-olla vaataks kõigepealt sellele peale, mida need tehnoloogia ettevõtted siin uudistena suurele uudiste nädalale ettevõttes on juba välja reklaaminud. Google Fold ehk voltima on see telefon, mille Google siis teadis, et toob välja, näidates ühte väikest reklaamvideot, aga mingid fakte veel täpsemalt avaldamata, sest et Google Fold peaks siis päriselt avalikuks saama nüüd paari päeva pärast toimuval Google I.O. suurel aastakonverentsil, nagu iga kevad on, aga Fold, no mis me ootame? Kas nad on lõpuks seal, kus on Samsung, Huawei ja mõni teinegi volditava telefoni turul ja teevad nüüd siis võib-olla midagi ägedat või ei? Mis sa arvad, Meelis? Esimene asi, mul tundub, et nad teevad midagi pigem sarnast Aasia-tootjatele kui Samsungile, sest et see Fold meenutab oma kuju poolest rohkem näiteks Oppo N2, mis on selline natukene kompaktsem volditav telefoni, mis käib siis päris nagu kaks külge käivad üksteise vastu, kus nad kokku voldid erinevad Samsungist, kus jääb selline väike nagu õhk jääb natuke vahel, eks ole. Aga kõige kurioossem minu arust on selle juures see, et nad on 2 aastat seda teinud ja me ei tea veel praegu, mis see sisu on, sisu võib olla natuke vananenud, eriti arvestades, et Samsungi telefon tuleb ka mõne kuu pärast või paari kuu pärast välja uus. Aga tundub mulle niimoodi, et kui nad ütlevad, et see hind ikkagi päriselt saab olema $1799, mis tähendab seda, et Eestis saab olema üle 2000 €, siis on selge, et Pixel on niigi nišitoode, siis see jääb nagu eriti nišitooteks ja sellisel juhul on ka selge see, et nad ei tahagi seda suurtes kogustes müüa, või see jääbki nüüd arendajate pärusmaaks, et need inimesed, kes on kas tõelised fännid või siis tõesti tahavad nagu teha voolitava ekraani peale töötavaid äppe, neid seal testida, et need selle võib-olla ostavad. Ma ütleks siia võib-olla kirjelduseks lihtsalt, kuna meil pilti nagu ei näita raadiosaade väga hästi, et see Fold on siis selline telefon, mis on kinni panduna nagu tavaline telefon, tavaline suur telefon ja lahti võetuna on ta siis 7,6 tollise diagonaaliga siukse peaaegu 4-nurkse ekraaniga tahvel ehk põhimõtteliselt nagu siis Meelis juba mainis, siis nagu Samsung Galaxy Foldi analoog, mitte siis flipi, eks ole, mitte see painduv ekraan, mis läheb siis taskus sul hästi tillukeseks, vaid see painduv ekraan, mis läheb sul taskust väljas hästi suureks. Ja muidugi pildi pealt ikkagi ma pean ütlema, et ta on muidugi kavalalt on seda pildistatud, aga ta näeb välja ilus, ta näeb tõesti välja selline õhuke, ta näeb välja väljast ka suhteliselt sellise suure ekraaniga, et võib-olla Foldi puhul, nüüd Galaxy Foldi puhul eelkõige, viimase mudeliga läks see paremaks, aga Galaxy Fold oli siuke hästi kitsukene kuidagi ja see välimine ekraan, pigem oli selline pikk ja kitsas, siis jätab see Google'i telefon sellise nagu keegi oleks võtnud 2 iPhone'i ja need kokku otsapidi pannud, et küll ei ole siin tõesti ühtki pilti, kui paks ta nüüd täpselt on, et ega ilmselt kokku pandunud ikkagi väga õhuke ei ole. Ta on tegelikult meenutab, mõtlen, et ta on siis see esiekraan on, eks ole, laiem ja madalam, kui on Samsung. Just, tunduvalt, ja sellepärast ta meenutabki mulle, kui tahate nagu pilti või võrrelda, siis Oppo N2 on väga sarnane sellele minu arust, võib-olla on see midagi ühist tehnoloogiliselt. Ja teistpidi on, eks ole, see, et tegelikult isegi Xiaomi telefon, mida nad Euroopas ei müü, mis on ka üllatavalt õhuke ka kokku panduna, siis muidugi 10 sentimeetri kandis, eks Samsung oma mingi 15. Et kui ta päriselt nagu nii õhuke tuleb, kuigi siis ma vaatan praegu seda küljeprofiili videost, tundub, et ta on natuke ikkagi paksem.
aga ta näeb jah nagu palju selline elegantsem välja kui Samsung oma, eks. Ja muidugi praegu kuulujutud räägivad, et ka Fold 5 pidavad tulema nagu märgatavalt õhem, nii et eks me ootame selle ära, aga jah, et see on nüüd siis esimene Google'i volditav telefon ja tuleb päris kalli hinnaga. Noh, eks siin peaks nagu võib-olla, kui üldse see teemal veel midagi filosofeerida, on endiselt see koht, et kas siis selline kontseptsioon, kus ma oma telefoni voldin suureks, võiks siis justkui võib-olla mingisuguse klaviatuuri lisamisega asendada isegi sülearvutit, eks ole, või et mis ma nagu selle suure ekraaniga ikkagi siis nüüd pihta hakkan, et see on see sama koht, et kas ma tahan siis väikest telefoni taskusse ja kasutusel natuke suuremat või siis tahan sellist piltlikult iPadi taskusse, mis siis lahti võttes on nagu arvuti, et mulle nagu pigem tunduks, et just see teine pool võiks neist tõesti äkki olla nagu äge, et ma lisan siia võib-olla juurde tõesti niisuguse kokkuvolditava klaviatuuri ka ja siis, kui ma lähen kusagile reisile või kuhu iganes, kas või kohvikusse tahan seal juhtumisi midagi kirjutada või teha, siis mul on taskus tegelikult lahti volditav nagu nii-öelda läpakas laptop on ju, et see võiks ju olla see. Sina oled ju kogu aeg olnud see iPadi usku, et sulle meeldib selline väikse. Mulle meeldis jah, nüüd on tõsi, mul see nii-öelda on selle mulle asendanud küll MacBook Air suures osas nii palju, kui ma üldse, eks ole, jah, nüüd väljas sellega käin, aga jaa, ma just mõtlengi nostalgiliselt selle peale, et omal ajal ma olin ka väga suur fänn nendel pisikestel Bluetooth kokkuvolditavatel klaviatuuridel ja paaritasin neid kõikvõimalike asjadega ja kuidagi äge oli selliste vidinatega oma asju ajada, jah. Mina olen pigem nagu selle Flipi või siis sellise telefoni usku, mis on siis nii-öelda tavalise telefoni suurus on lahti võetuna ja siis ta käib poole väiksemaks taskusse kokku, eks ole. Ja mul ei oleks midagi ka sellise Foldi tüüpi telefoni vastu, aga mul jätkuvalt tundub, et see lahti voldituna ekraan on liiga väike, et kui ma saaks ta kuidagi 3 lahti voltida või 10 tolliseks saaks selle ekraani kuidagi, siis oleks nagu teema, aga me oleme sellest veel päris kaugel. Samas, eks ole, proovisin ka seda Flipi siin ju mõni aeg tagasi just nimelt selle mõttega kasutada nagu pikemalt, et aru saada, et kas mulle ikkagi meeldib ja ma pean nagu tunnistama, et need suured telefonid on kuidagi selle kasutusharjumuse nii ära rikkunud, et mul hakkas nagu alguses tundus mulle äge, et jah, ma panen sellise väikse telefoni taskusse, aga siis mõne aja pärast mul hakkas tunduma, et on esiteks paks ja tüütu ja teiseks tundus mulle jube tüütu seda kogu aeg lahti võtta ja pärast, kui ma võtsin oma suure labide tagasi, mulle tundus kuidagi kergendus, et on õhuke, ma võtsin ta kohe taskust välja, ekraan oli suur ja siis ma kuidagi sain aru, et äkki tänased inimesed, kes juba ongi harjunud suurte telefonidega, nad ei tahagi võib-olla sellist voltimisega nikerdada kogu aeg, et selles mõttes võib-olla see loogika, mida ikkagi praegu nüüd Pixel teeb ja ka Samsung Fold pakub, tundub nagu tänastele ekraani inimestele nagu söödavam isegi. Võib-olla seal on muide see, millele sa viitad, Glen, see selline kasutuskoha probleem. Ehk et kui ma olen, ma ei tea, tänaval või võtan korra telefoni välja, et vaadata, ega Facebookis jumalast midagi uudist ei ole, siis ma ei viitsiks voltida seda lahti ja ega ta lahti voldituna mulle ka nagu väga palju juurde ei anna. Sa mõtled seda nüüd seda Foldi formaati või jaa, et ta läheb suuremaks, eks, et ma saan poole suurema ekraani, et kas ma Delfi uudiseid või Facebooki näiteks on ju. Ei, seda küll, aga ma korraga tahtsin. Mul on ükskõik, aga suuremat mul on vaja siis, kui ma ei tea, ma kujutan ette, et kui mul oleks pidevalt kuskil istumist, eks, et ma ei tea, ma olen lennukis või ma ei tea, minu töö on istuda järjekordades, aga siis ma võtaks midagi muud tõenäoliselt kaasa, kui mul on ikkagi nagu pidevalt vaja suuremat ekraani. Ma olen siin tõesti nõus, ma tahtsin see vahele nagu öelda veel seda, et selle Flipi vormi puhul, ütleme siis sellise nagu väiksema telefoni taskus suurem väljas puhul, just minu jaoks ka nii nagu tüütu see, et kui ma tahan selle tänaval võtta korraks välja, et midagi sealt vaadata, mis iganes see on, ja ma pean ta kogu aeg lahti flippima, siis see oli nagu jube tüütu ja sellepärast mulle praegu tunduks, et kui mul on nüüd taskus selline Foldi tüüpi telefon, millel ikkagi see nii-öelda põhiekraan on mul suur, siis ma tänaval olen rõõmus oma suure telefoniga ja kui ma tõesti istun seal kuskil lennujaama check-in'is või kus iganes ma siis tahan kaua istuda, et siis ma teen tõesti sellest veel suurema ekraani lahti, et ma just nagu tahtsin pigem öelda seda, et võib-olla tänasesse maailma sobitubki selle nii-öelda siis 2 suurt ekraani paremini kui selline väike taskutelefon, millele Meelisele, mis meeldiks. Omaette nagu asi on see, et kui ma vaatan, kuidas Google siin koondab inimesi vasakul ja paremal ja mingisugused firmasisesed tülid on tekkimas
ja käib väga tõsine arutelu ettevõtte sees, et kas nende AI strateegia on üldse vastav millelegi, millele ta täna peaks vastama või on nad maha jäänud või kus nad on, siis osta ja vaadata, kuidas nad Fitbitiga toimetavad, kus on ikka endiselt täielik karahuul ja segadus on ju. Fitbiti on nad ju praktiliselt. Mina täna ühtegi Google'i ja tegelikult ega ka Amazoni riistvaratoodet ei ole nõus ostma. Veel vähem panema mingi paar tuhat eurot mingi katselise pikseli alla, kus ma tean, et ülitõenäoliselt ei tule midagi, sest 10 aastat ei ole tulnud ja on täiesti suur tõenäosus, et Sundar Pichai tõmbab kogu sellele pullile homme kriipsu peale ja siis ma istun oma selle 2000 eurose, ma ei tea mille otsas on ju. Et nii palju praktilisust on minus küll, et ma ei julge ise ega ei julge kausatades kellelegi teisele ütleme, et ega siiski samas Google oma Pixeli telefonidele nagu kriipsu seni ei ole ikkagi peale tõmmanud, eks ole. Aga see võib homme juhtuda. Iga aasta nad ikkagi tulevad, aga selles kahtlemata teatav tõetera on selles sees tõesti, kui vaadata nagu sellise laiema pilguga, kuidas neil sellised asjad liiguvad, jah. Absoluutselt. See võib juhtuda, aga no ma saan aru, et see, mida nüüd sellest nädalast oodatakse, et tuleb hoopiski veel ikkagi ja sealt soodsama otsa telefoni välja. Kui meil on Pixel 7 ja 7 Pro on väljas, siis nende soodne mudel peaks neil tulema 7A. Soodne mudel on ka tegelikult täiesti tinglik, eks. No muidugi. Sest et siin on samamoodi, et kui me elame sellise üldisel inflatsiooni ja hinnatõusu ja pandeemiajärgsete probleemide ajastul, siis räägitakse, et Pixel 7A, mis on siis üsna sarnane eelmise aasta tavalisele Pixel 7-le, natuke on Pixel 7 veel paremate andmetega, siis hind on üsna sarnane, et see räägitakse ikkagi 500 eurost, eks ole, hinnast ja Eestis võib-olla kallimast. Eelmise aasta Pixel 6A oli 450 eurot. Tõsi, uuel on nüüd 90 Hz ekraan tõenäoliselt, vähemalt nii nagu lekked väidavad ja samuti kas juhtmevaba laadimine, aga sama on ka sellel pool aastat vanemal Pixel 7-l, mis praegu on soodushinnaga odavam, eks ole, kui see uus telefon peaks tulema, nii et mis nissi see nüüd siis paigutub, ei oska öelda ja kui me siin eelmine nädal mina tutvustasin siis Samsungi Galaxy A54, mis peaks minema vastu nüüd sellele Pixel 7A, eks ole, hinna poolest, siis Samsung tegi vahepeal vähemalt siin meie regioonis suure liigutuse ja alandas selle Pixel 54 Galaxy A54 hinda 90 euro võrra ja sellise 400 euros väga hea. 400 eurose hinna juures nagu ei saa Pixel enam sinna kuidagimoodi nii tavalise kliendi turul vastu, eks ole, et see on, eks paistab siis mida nagu tegelikult, mis hinnaga Google selle välja kuulutab. Et me võime saada ka siin mingi hinnaüllatuse. Ma küll ei välistaks praegu seda, et kuna see mis iganes kogu see pikselite asi, millest me siin räägime, on see odavam mudel või volditav mudel, nad on tõenäoliselt seal seda tõesti jupp aega arendanud, ta on jõudnud mingisse faasi ja need telefonid ei ole nii, et nüüd eile sai valmis, eks ole, ja homme kuulutatakse välja, et ma arvan, et ta jõudis mitu kuud tagasi juba ikkagi sellesse faasi, kus kõik kulutused oli tehtud ja võib-olla on lihtsalt mõtet ta tuua välja, aga täna vaadates, kuidas need suured ettevõtted käituvad, mulle tundub ikkagi täiesti võimalik, et mõni kuu hiljem kusagil siin, ma ei tea, augustisse ära peita, tuleb mingi uudis, et Google on otsustanud lõpetada mingi, ma ei tea, riistvara arenduse ja ongi kõik, sest no ma ei saa küll aru kõrvalt vaadates, et okei, mul oli ka entusiasmi mõni aasta nendega, aga mis aurude pealt nad veel ise oma ettevõttes neid asju arendavad ja miks, et see peab olema ju ometi küsimärk täna. Microsoft lõpetas, muide teate, lõpetas ära klaviatuuride hiirte tegemise siin nädal-paar tagasi tuli uudis ja need olid teatud inimeste poolt palavalt armastatud. Neil oli see ergonoomiline klaviatuur, ilma milleta mõned inimesed ei oska üldse arvutit kasutada. Ja ikkagi tõmbasid kriipsu peale, sest et lihtsalt ei ole mõteta seal ja ma saan täitsa aru nendest. Mina sain sellest uudisest teistmoodi aru. Nii? Mina sain sellest aru nii, et nad lõpetavad Microsofti brändi all tootmise ja kõik asjad tulevad tulevikus Surface'i nimega. Okei, mina sain aru, et nad ikkagi tõmbavad lihtsalt kriipsu peale ja siin levisid mingid petitsioonid või sellised internetis, et saadeti linke üksteisele, et kust veel saab nii-öelda laovaru endale soetada, et kui keegi armastab mingit hiirt või klaviatuuri, et siis osta 10 aasta, 15 aasta varu. Siin oli ka ju see, et kui aastad 10 tagasi olid Microsofti klaviatuurid ja hiired igal pool müügil, siis viimaste aasta jooksul ma ei ole mitte kuskil müügil näinud, et igal pool on ikkagi Logitech ja teised konkureerivad tootjad, eks ole, et võib-olla nad ei saanud enam turu osaks piisavalt väikseks, et neil polnud enam mõtet siis. Aga no Microsoft teeb ikkagi ka ju oma, nagu sa ütlesid, Surface'id ja ka laptop'e vist ka minu teada, nii et vähemalt brändib neid on ju.
ma arvan, et ka see on selle Google'i telefonistrateegia taga, et me teeme Androidi, maailma üks populaarseim operatsioonisüsteem, teeme siis ka neid piksleid justkui nii-öelda mitte, et saavutada turuosa, aga et kui me teeme juba rehve, siis teeme ka ühe auto, mis nendega sõidab näiteks. Hans, kas sulle tundub, et see on rehvifirmade selline valdav nagu strateegia maailmas või? Ei olnud hea paralleel rehvidega, aga no ütleme, et nad teevad rehvi, et. No selline strateegia on Google'il ju. Jah, ma tahtsingi sama öelda, et ega siis sel teemal me oleme siin ka läbi aegade heietanud ka pikalt, et ega kõik firmad, kellel põhimõtteliselt läheb mingisugusel alal hästi ja Google kahtlemata on üks nendest firmadest, paratamatult satuvad ühel hetkel sinna olukorda, et nad nagu piltlikult löövad pea vastu lage ära, sest nad tahavad vaadata, mis veel kõrgemal on või teise kohta ja teha siis midagi uut ja siis avastada, et kurat, et see ei tule neil üldse jälle välja, aga samal ajal ei saa öelda, et neil justkui nagu raha ei oleks, sest et see nii-öelda baasfundament siiski töötab ja tiksub hästi, aga vaja on ikkagi ju teha ka midagi uut ja huvitavat, sest kui sa kogu aeg nii-öelda eladki ainult oma nagu otsingumootori peal ja võib-olla on sul seal mõned keskkonnad ja siis pildis olekuks ikkagi sobib selline volditav telefon ju väga hästi, et olgu see siis kallis või mitte või ta on nagu äge või samamoodi nagu siin, eks ole, Elon Musk teeb kogu aeg Teslat ja on pildis, eks ole, ja ega vaja on ikkagi ju nii-öelda nagu teha ennast huvitavaks, ma ütleks, et see on ka see koht, mida Google ikkagi üritab siis edukamalt ja vähem edukalt ikkagi teha. Mina üritan või pooldan nagu ikkagi seda teooriat, et nii Google'i kui Microsofti puhul see telefonide arvutite tootmine on selline asi, kus nad üritavad siis nii-öelda harmoniseerida tarkvara ja riistvara nii palju, kui see vähe, kus neil õnnestub ja näidata siis nii-öelda partneritele, et milline see nende nägemus ühest Windowsi või Androidiga töötavast seadmest peaks olema, eks ole. Varem oli see konkreetselt nii, kui oli siis Nexus nimelised telefonid, aga Pixliga nad ilmselgelt üritasid ka nii-öelda tavakasutajani jõuda. Nad on ka tegelikult mingil määral jõudnud, ka meie räägime siin sellest, eks ole, rohkem kui tavaliselt võib-olla, aga jah, et nende müügiedu ei ole muidugi nii suur olnud, kui nad ilmselt ise loodsid. Aga ma tahaks ka öelda Google'i kaitseks seda, et tegelikult ikkagi see tarkvaraline pool ja graafika on ilus, et Pixli telefonide nii-öelda see puhas Android või siis ka mida kasutavad siin need odavamad telefonid osad, eks ole, tegelikult see on väga, väga sümpaatse ja toreda kasutajaliidesega erinevalt nii mõnestki teisest tootjast, kes siis üritab nagu hästi kuidagi ära mäkerdada seda kasutajaliidest, nii et selles mõttes Google teeb seda hästi. Ja tegelikult ka riistvara poole pealt ikkagi jõudnud nagu mingisuguse täitsa kena minu arust, eks on maitse asi ja sellise äratuntava disainikeeleni. On, ja nii et ei tahaks öelda, et tahaks mitte jagada, Henrik, sinu pessimismi ikkagi, las nad teevad, vaata kui ilus. Nad teevad on tegelikult hästi oluline selle poolest, et mujal maailmas on see vähe ka ohuks, aga Eestis on see eriti suureks ohuks, me ikkagi oleme siin astumas 7 perikoorma saabastega see duopoli poole, kus meil ongi Apple ja Samsung ja kogu lugu, eks ole, ja see ei oleks üldse mitte hea. No pluss ka loomulikult hiinlased on ikkagi ka. No hiinlased võivad ühe poliitilise liigutusega see turg kadunud olla. Et me praegu näeme, et me just näeme, Nothingul ka, eks. Aga me näeme seda, et Oppo, ehk siis PBK, OnePlusi, Oppo ja Vivo omanikfirma peab Euroopa erinevates kohtutes võitlust Nokiaga, et Nokia nõuab nüüd litsentsi maksmist, mida nad maksta ei taha ja võib juhtuda, et selle tulemuseks ongi see, et kogu see grupp peab oma äri Euroopas kinni panema, mis oleks ka nagu väga kurb, eks ole, ja järgmine nädal näitab näiteks Huawei meile oma uusi telefone, mis Hiinas on väljas, nüüd tulevad Euroopasse ja seal on omaette probleemid, et meil ei ole just. No aga lähme siit mobiilitootjate juures tegelikult järgmise uudise juurde, mis võib-olla puudutab otsesemalt meid kõiki lõppkasutajaid, aga see tuleb ka Google'ilt. Mina sain paar päeva tagasi Google'ilt ühe emaili, mis rääkis mulle midagi sellest, et nüüd ma saan kasutusele võtta Passkeys. Ja palus mul minna siis ühte Google settingutesse, kus eesti keeles selle asi nimi oli pääsuvõti. Ja lühidalt on siis uudis selles, et mitu aastat suurte tehnoloogiafirmade poolt ette valmistatud tehnoloogia on nüüd lõpuks jõudnud kohale. Pääsuvõtmed ehk Passkeys on siis, peaks olema selline turvalahendus, kus on mingi turvaline seade, selleks võib olla näiteks mobiiltelefon,
kus ennast autendite ja siis edasi järgmistesse saitidesse oma arvutis, sülearvutis, ükskõik kus mujal logite sisse niimoodi, et seal enam parooli kasutama ei pea, et ühe korra logite siis oma selles põhiseadmes, mis teil kaasas on näiteks mobiiltelefonis sinna Google'i kontosse sisse turvaliselt ja edasi ma lähen arvutis, soovin kuskile lehel siseneda Google'i kontoga, siis mul on lihtsalt valik, et sisene pääsuvõtmega või passkey'ga ja ma pean oma telefonis selle nagu valiku kinnitama. Ehk siis iga kord uues kohas jälle oma parooli trükkimine, sellega peaks olema läbi ja igaüks, ma saan aru, et see ei ole mingi beta programm, vaid igaüks, kes tahab, saab sellega liituda. Ehk siis kui te lähete arvutis Google'i kontosse, ma saan aru, et arvutis seda teha ei saa. Kuigi vist ka saab, aga mul soovituslik on teha näiteks telefonisse. Ei saab ikka arvutis, aga ma saan ikkagi nii aru, et sul, kuna seos on siin Google'iga, siis arvutis peaks nad sul nii-öelda selles Chrome'i profiili all olema, et näiteks Maci kasutaja ei saa kasutada neid pääsuvõtmeid, mis on siis iCloudi, kuidas ma ütlen, iCloudi võtmepääslas, ehk et oluline on see, et see on kindlasti Chrome'iga seotud ja siis peaks täitsa toimima. Ei, aga ükskõik, kus sa saad sisse logida, mitte ainult Chrome'is. Ei, jah, seda küll, aga kui sul läheb, ma saan sellest jutust põhimõtteliselt nii aru, et kui sa kaotad oma arvuti ära või sinu Chrome'i profiiliga midagi juhtub, siis sa ei saa taastada neid. Just, see oligi mu mõte, et mitte et arvutis ei võiks pääsuvõtid luua, mõte on selles, et see on siis üks seade, mis tuvastab ka teised. Sellepärast on mõistlik näiteks telefonis teha see, et telefon kannad alati kaasas, arvutit ei kanna. Aga kui on koduarvuti, mida korduvalt kasutada, võib ka sinna selle pääsuvõtme teha, et logida siis just praegu proovisin, sest mina ka aktiveerisin oma konto peal selle pääsukoodi ja skännisin mingit QR-koodi oma telefoniga siin varem. Ja siis ta sidus selle ära minu Windowsi ilmselt sisse logimisega, nii et kui ma praegu logisin oma Gmaili kontolt välja, logisin uuesti sisse, siis ta ütles kasuta pääsuvõtit ja viskas mulle selle peale ette Windowsi parooli ja kui ma selle sisestasin, ma olingi seal sees. Jah, kujutage ette, et see pääsuvõti pääski on selline tükk saladust, mis jääb sinna arvutisse nagu sisse ja mõte ongi see, et kui sa oled, ma ei tea, võõras arvutis, sõbra arvutis, ükskõik kus kohas ajutiselt, siis siin on väga mugav sisse logida, sa ei pea parooli trükkima, sa paned oma näiteks meiliaadressi ja kiidad telefonis selle heaks, aga oluline, et siis sinna ajutisse arvutisse võõrasse ei tasu oma pääsuvõtid maha jätta, kuna see on isiklik asi, muidu peab hakkama seda eemaldama sealt. Mul tundub, et see nagu kontseptsioon nõuab natukene tegelikult selgitamist, arusaamist, mis see ikkagi on, kus see on, see sõna pääsuvõti eesti keeles on, mis see tähendab, on ju. Aga kui see asi läbi teha, võtta kas või 5 minutit, teha endale see pääsuvõti, harjutada sisse logimist, siis ta kindlasti muudab kogu seda parooli. Ma tegin ka selle läbi ja minu jaoks oli see täpselt selline protsess, et ma läksin Google'is mingile lehele, pidin trükkima oma parooli ja siis kinnitama, et jah, nüüd ma tahan siin telefonis ja siis Google ütles selle peale okei, see kõik läks kinni ja ma ei saa mitte midagi aru ja ometi ma teen siin saadet, kus ma peaks seda inimestele seletama. Mulle tundub see ikka selles mõttes täiesti haige tehnoloogia. Aga samal ajal tasub ka, mina nagu lähenesin nii, et ma lugesin ka läbi Google'i nagu nii-öelda abi, mis on eesti keelest, et jumala aru saada, ma sain sellest täitsa isegi aru. Ma õppisid ka progema natukene selle käigus. Kas sul on pääsuvõti või sul ei ole või? No ma arvan, et mul nüüd on, ma sain ka mingi meili selle kohta. Aga lihtsalt ma ütlen, et see, kui keegi nüüd arvab, et miljardid internetikasutajad hakkavad oma paroole asendama, siis see teenus on väga kaugel sellest, see on ikka täielik Linuxi nagu maailm selles mõttes, et mulle tundub, et see põhimõtteliselt töötab ja võib-olla on isegi tore, aga ma ei ole suuteline seda seletama ka oma, ma ei tea, tuttavatele või pereliikmetele, mis pagana asi see on ja kus see on ja kuhu mu parool nüüd läks või mitte midagi ei saa aru, et selles mõttes see UX-i pool on ikka täielik müsteerium. Aga samas ju samme sa ei pea rohkem tegema, eks? Kus mina tean, mida ma pean tegema? Ma pole õrna aimugi. Kas ma võin oma paroolid ära kustutada või? Ma mitte midagi ei saa aru, kui ma järgmine kord tahan Google'isse logida. No aga siis proovi järgi, sest mina proovisin pärast selle tegemist siis nagu nii-öelda võõras arvutis, võõras brauseris, mis siis päriselt juhtub. Ja see kogemus on siuke, et palutakse, et sinu kontol on pääsuvõti telefonis, too oma telefon siia ja põmm. Nii, ma kohe teen, kuulete, ma trükin. Nii. Nüüd me oleme tunnistajaks sellele, kas tuleb hakata ise kompileerima või? Kõik.
mulle öeldakse enter your password ja try another way on siin. Ei. Aga Ants, sa võid siis kirjeldada, et kuidas see ma sain kirja, et mul on see aktiveeritud. Ma ei tea. Ühesõnaga. Aga ühesõnaga, Ants, kui sina kui praktik äkki kirjelda siis veel kord väga nagu samm-sammult ära, et kõik saaks täpselt nüüd aru, et kui sa lähed võõras brauseris sinna sisse ja mida siis sa oma telefoniga teed, kuidas see välja näeb, see protsess? No sa pead, see protsess näeb välja näiteks selline, ütleme, sa oled siis võõras arvutis, tahad oma näiteks Google'i kontoga oled selle pääsuvõtme teinud. Just, parooli sa ei tea peast. Nii. Ei tea, see on juba vana asi. Login sisse oma kasutaja nime või siis selle meiliaadressiga ja siis tahab ta mu telefonilt selle pääsuvõtme nagu luba, et ma siis kinnitan selle sisse logimise ja ma teen siis ka samal ajal nii-öelda sünkroonis. Ma sain jälile sõbrad, kui me räägime siin UX-ist, kuna ma olen ju tegelikult Chrome'is Google'isse sisse logitud ja ma ei hakka ometi keset saadet sealt välja logima. Ma tegin seda eelmist katset Firefoxis ja järelikult kui sa oled peast progeja, siis sa saad aru, et võib-olla see Firefoxis ei tööta või äkki mul oli mingi plugin seal peal, mis kuidagi keelas selle töötamist. Nüüd ma tegin seda Chrome'i incognito aknas ja tõesti öeldakse, et use your passkey. Just, mul on täpselt sama, kasutage mul siis millegipärast eesti keeles. Kasutage turvavõtit ja nüüd ma pean, see on nagu veider osa, et see arvuti, kus ma üritan sisse logida, kus on see ta teab, et mul on turvavõti kuskil, nüüd näitate mulle QR koodi ja see on nagu see koht, et oota, aga mis ma pean hakkama QR koodi nüüd skännima oma telefoniga ja vastus on jaa. Korraks. Et see on see koht, kus siis on jõud, et kas tõesti, aga kui ma siis telefoniga ära skänninud, ütlen telefonis okei ja see ei ole mitte nupuvajutus, vaid sõltub siis see turvalisus on tegelikult selle minu telefoni nii-öelda biomeetria, olgu mul näiteks Face ID või siis sõrmejälje tuvastus telefonis, et noh, võõras inimene, kes ka minu telefoni võtab, ta ei saa sealt lihtsalt vajutada okei, vaid seal peab veel siis ennast tuvastama selle telefoni enda lukuga. Minu arust on siit puudu üks oluline samm, et ma pean telefonis käsitsi avama see QR koodi lugeja ja siis seda skännima, et ta ei viska mulle ette seda teavitust, et skänneeri nüüd siin või viska tee kaamerat lahti. Et see võiks nagu ka olla. Ma pean teadma, kus ma leian omal telefonis QR koodi lugeja. No see tegelikult ei ole nüüd nii uus tehnoloogia, pigem probleem, et ta nii vana tehnoloogia, et see QR koodi lugemine on siuke. Oota, aga mis nüüd saab, kui ma telefoni ära kaotan? Kui sa nüüd oled selle teinud näiteks oma iPhone'i, siis on sul võimalus, et salvestub ka sinna iPhone'i keychain'i, keycloud. Ma pean olema nüüd veel suurem itimees ja aru saama, mis pagana asi on, mingi iCloud keychain ja kuidas ma sinna saan. Ei, no selles mõttes vaata, mõlemal on see siis Chrome või on see iCloud või, et mõlemad ju salvestavad sinu andmeid, mis siis selle passkey'ga on seotud, eks ole, et selles mõttes, kui sa oma telefoni ära kaotad, saad sa ka selle autentida ennast mujal seadmest, kui see on olemas, ma saan nii aru. Ostad uue telefoni, siis läheb kalliks küll, aga ei, uue telefoni sa pead niikuinii ostma, kui sa telefoni ära kaotad. Minu mure on lihtsalt see, et kas ma saan alustame nüüd siis ka sellest, et kui ma teen uue telefoni ja ma ei taasta back-up'i mis iganel põhjusel, vaid ongi uus telefon, siis kuidas ma saan Google'isse sisse logida, kui mu parool peab olema telefonis, mis on Google'isse sisse logitud. Et see tundub mulle kõik väga, ühesõnaga, kindlasti on olemas mingi lahendus ja ma ei ütle, et see üldse ei tööta. Minu nagu sõnum on see, et see on mingi väga segane asi antud hetkel. No ütleme nii, et sul on alati võimalus taastada see keychain, kui sa on sul telefonis, ütleme, see ongi see probleem, kui sa ainult arvutisse oma pääsuvõtme teed ja arvuti, ütleme, ei ole kuskil pilve varundatud, siis ta nagu ei toimi. Aga telefonid, me üldiselt usaldame ju seda pilve, mis on siis Apple'i iCloud või Google'i enda siis pilveteenus, kuhu kõik taastub, et mul telefon kaob ära, ma siis hangin uue, taastan seal oma Apple'i konto kõigepealt, millega mul taastub ka kogu see pääsuvõti ja ma saan jälle igale poole ligi. Ja mõnes mõttes mul ei olegi vaja enam Google'i parooli kunagi, sest mul on see pääsuvõti jälle taastub. No lihtsustatud öeldes, eks ole, et mille puhul ta elu teebki siis ju lihtsamaks, ongi just nimelt see, et kui ma kasutangi seadmeid, kus siis mul ei ole kohe juurdepääsu oma sellele
nii-öelda salvestatud paroolivara mulle, aga mul on see pääsuvõtmega seade, millega ennast autentida, siis ma saan kohe lupsti sisse logida. Sisuliselt on see üldistatult õige, eks ole? Sisuliselt see asi töötab ju nagu Smart ID, lihtsalt selle vahega, et ma olen kuskil öelnud, et see telefon on minu ja erinevad Smart ID-st ei ole see nii-öelda mingit riigi kätt või mingit seltskonda vahel, kelle juurde ma saan nutma minna, kui mul on mingi häda, eks ole, et täna, kui ma ikkagi ID-kaardi või mobiil-ID ära kaua, kõik on halvasti, kõik on kadunud, kuhugi ei saa, siis ma ikkagi saan minna mingisse riiklikku teeninduspunkti ja öelda, et palun taastage mu elu nullist, et ma olin loll ja kõik on halvasti. Siis siin on see nagu ülimalt keeruline, kuigi loogika on sama. Ja ega samas, kuna sinu paroolid ja on ju ikkagi endiselt salvestunud, siis vastavasse pilveteenusesse, siis ega selle sinu konkreetse seadme ära kaotamine ei tähenda nüüd, et kõik sinu paroolid on ju kadunud. Tegelikult sinu paroolid kui sellised on ikkagi nagu ka kihina ju olulised alles. Ei, no nad on krüptitud kuskile, kuidas pagana moodi ma neile ligi saan, kui ma ei tea parooli, millega paroolidele ligi saab. Sa saad ju ligi nendele mis tahes teisest seadmest, mis sul juhtumisi alles on. No ei pruugi, sest minul oli kunagi sarnane olukord, et ma kasutan enamus asjade peale, eks ole, 2-astmelist autentimist ja kunagi ma kaotasin ära oma telefoni, mille mul tagasi sain ja siis mul oli ka nagu soov see telefon ära kustutada, ehk siis ma ei tea, kus ta on, kas siis helisima panna ja inimene, kes seda helinat kuuleb, äkki toob mulle tagasi, eks ole, Google'il on see Find My Device asi ja siis tuli välja, et kuna mul on Google'i konto, mille kaudu ma seda teha saaks kaitstud 2-astmelise autentimisega selleks teiseks võtmeks, teiseks astmes mu enda telefon, mis kadunud on, see oli nagu sa ei saanud sinna kuidagi sisse. Ja lõpuks ma ikka sain, siis ma tuli meelde, kus ma hoidsin oma neid tagavara kiisid, aga kui neid ei ole, siis on päris keeruline. Aga kas sellisel juhul siis, kui sa nüüd oma arvutist, ühesõnaga, no me räägime võib-olla selles erinevatest asjadest, et sa tahad oma telefoni ära kustutada teistpidi, aga kui sa saad ikkagi ju oma paroolidele ligi ka ju mujalt, kui sul on juurdepääs oma Google'i kontole mujalt olemas. Täiesti realistlik olukord on, et sa lähed reisile ja tõmmatakse ära seljakoti, arvuti ja telefoniga. Täiesti ei ole mingi nagu super haruldane asi. Seda küll, kui sul on kõik need kadunud, siis on asi pahasti. Just, siis on kadunud, jah. Et ja see isegi teebki turvaliseks, et sa ei saa sisse. Jah, mul on ammu tekkinud tunne, et ma peaks ostma kuskilt mingisuguse suhteliselt kahtlases seisus sellise, ma ei tea, kas või katkise ekraaniga iPhone'i. Igaks juhuks. Panema ta lihtsalt nagu kõik oma asjad sinna kodus, kõik need 2-astmelised autentimised ja kõik asjad, et kui mul see üks iPhone, mida ma kaasas kannan, on ju, mis on kogu mu elu, kui see ära kaob ja ma pean selle kuskilt kaugmeetodil õhku laskma, et siis mul on mingi asi kodus, mis on sisse logitud, mis teab minu sõrmejälge ja millega ma saan uuesti tõestada kogu sellele kaadervärgile, et mina olen mina. Tegelikult sul ei ole vaja järele telefoni selleks, aga sul on vaja see läbi mõelda, kuidas sa saad oma Google'i kontosse sisse, kui su telefon ära võetakse. Või Apple'i kontosse. Üks uudis muide, mis tuli ka nüüd viimane nädal. Google'il on siuke äpp olemas ka nagu Authenticator, mis ühekordselt pääsukoode genereerib. Et kui tahad näiteks Google'isse sisse logida, siis 2-astmeline tuvastamine, sa paned sealt Authenticaatorist siis mingi koodi. Ja uudis on selles, et nüüd need kõik need ühekordsed ajakoodid on ka varundatud pilve. Vanasti oli niimoodi, et su see Google Authenticator äpp kadus ära ja sa ei saa kunagi taastada enam neid pagana, see võib olla igasugune ükskõik. Ma olen 3 korda elus telefoni resettinud, nii et oma arust olen kõik asjad sealt niimoodi välja võtnud ja üles kirjutanud, eks. Ja siis vajutan seda reseti nuppu, aga see! Ja mul ongi teenuseid jäänud lukku sellepärast, et see pagana Authenticator jäi sinna sisse ja ongi kõik. Ja see on ütleme suurim see probleem, mis on telefoni vahetamisega, aga nüüd siis Google Authenticaatoril on pilve varundamine olemas, ehk siis Google'i kontoga on see seotud. Ja kui sa uues telefonis logid sisse Google'isse, tõmbad selle Authenticaator äpi, siis kõik numbrid peaks sellega olema. Nii et ainuke asi, mis on läbi mõelda, et kuidas ma oma Google'i konto, mis on nagu see nagu AIO, online identiteedi AIO, hoian turvatuna ja see varuvõti olgu kodus kuskil. No me ei ütle kus, sest muidugi teavad, kus igaks seda hoiab, aga kuskil olgu kas paberi peal kirjas. Aga oota, Hans, kas sina said sellest Authenticatorist niimoodi aru või? Minule miskipärast jäi mulje, et ta süngib seda mingis sinu teises seadmes oleva Authenticatorit, mitte pilve ei pane seda, vaid paneb mingisse sinu teise seadmesse, kui sul see Authenticator juhuslikult nagu kuskil on.
mitte Ei, nii, et see ma taastan ikkagi oma konto nullist, tõmban Authenticatori ja uuesti need koodid ilmuvad välja, mina küll nii aru ei saanud, aga võib-olla ma sain valesti aru. See on ikkagi pilve, sellepärast et kui nüüd teha lahti ja Google Authenticator äpp telefonis, siis ja see on uuendatud viimase nädala jooksul. Üleval paremal on väike pilveikoon, kus on roheline linnuke. Sinna peale klikkides ütleb, et your codes are being saved to your Google account ehk siis nagu see mure võtab maha. Et sinu Google'i kontosse salvestatakse need nii-öelda mul ei ole, aga võib-olla minu siis telefonist ta ei olegi veel uuendatud või? See muide sai ka uue ikooni see äpp, nii-öelda siuke tärnike, värviline tärnike on, nii et sellest on ära tunda ka, ma võin näidata. Ei, mul on vana hea see hall G, Kusjuures minul on ka hall G, ma vaatan, aga minul ta ei paku tõsi üldse värskendust. Mulle ka ei paku, no me oleme siis ilmselt mingis teises kohordis sinuga. See on tüüpiline Google'i lähenemine, kus nad nagu väga aeglaselt neid asju teevad. Ehk siis passi kõik peale, et teil oleks selline kollas, puna-sini, nagu Google'i logo värvides tärn on siis uus ikoon ja kui Google Authenticator on sellise kujuga, siis ta võtab ühe mure maha, et need on varundatud need koodid. Igal mulle praegu tundub, et me oleme rääkinud mingisugusest ülisegasest uudisest ja jõudnud lõpuks järeldusele, et tegelikult ei saa keegi mitte midagi arvu üldse, millest me Ega see on väga tähtis teema, me võiks sellest veel rääkida. Aga me ei saa endiselt sellest aru, ühesõnaga minu arust see kõik on mingi jube kahtlane värk ja ma tahtsin lihtsalt öelda Eesti riigi nagu kiituseks, et mul kodaniku või interneti kasutajana mul on super hea meel, et meil on olemas Politsei- ja Piirivalveameti teeninduslett ja ma saan oma ära kadunud õhku lastud või mis iganes nagu halvaks läinud digitaalse elu taastada ja minna mingi inimese juurde ja paluda, et palun väljastame nüüd need mulle uuesti ja see käib mulle kohutavalt närvidele kõigi nende suurte firmade puhul, millest me siin räägime. Ma seda absoluutselt teha ei saa. Ja see tekitab minus ebameeldivaid tundeid ja ma tahaks tõesti osta mingi vana iPhone'i ja panna selle kuhugi, ma ei tea, kas pangas need seifid, kus vanasti kulda hoiti, on nagu alles või, et aga ma viiksin iPhone'i. Telefone täis praegu. Jah, umbes niimoodi jah, et kus minu see digitaalne värk kõik sees on, ei tea. Igatahes kogu selle asja valguses tasub ka muidugi endiselt olla väga tähelepanelik selliste sõnumite osas, mis võivad sulle saabuda Messengeri või kuhu iganes, kus siis öeldakse, et sinu vanatädi või vanaema tahab näiteks juhuslikult sinu mingisugust salasõna nüüd teada või mingit sõnumit, mis sinu telefoni tuleb, sest ta saab oma lotovõitu kätte saada või mis iganes, et siin hiljuti oli jällegi minu tutvusringkonnas oli ka hiljuti olukord, kus üks Facebooki konto läks paha aimamatult kaotsi, sest et lihtsalt inimene saatis sinna peale oma mingilt Soome tuttavalt tulnud tädile päringule oma telefonisse tulnud nagu selle turvakoodi, sest et tädi väitis, et ta tahab korraks kuskile sisse logida. Ühesõnaga, et see minu segane jutt tähendab seda, et alati tasub olla väga tähelepanelik, kui tuleb mingisugune segane küsimus kelleltki, mis võibki tunduda realistlik. Et siis ei pruugi see üldse nii olla ja igasuguseid koode ja sõnumeid rääkimata oma salasõnadest siis mitte kusagile nii-öelda anda ilma, et see oleks 100%, mis ilma seda ei tasu üldse anda. Õige hoiatus ja ütleme niimoodi, et see Google Passkey või mitte Google või üldse see pääsuvõtme tehnoloogia, mida teised ka nüüd toetavad, peaks maha võtma ühe nagu riski, et sa ei saa jagada sellist koodi edasi ühe võrra, et näiteks sul telefon peab seal samas juures olema, kus sa tahad sisse logida. Kuigi minu selline skeptik minus ütleb, et küll me hakkame nägema ka mingi nutikaid viise, kuidas keegi üritab välja meelitada sult seda. Ma saadan sulle QR koodi pildi. Sest ega elu nagu näitab, see ongi nii kummaline, et inimeste puhul nad nagu mingisugusel hetkel kaotavad täielikult valvsuse ja mõtlemisvõime ja asi, mis võib-olla tundub ühel hetkel täiesti, et ma iialgi nii ei tee, siis teisel hetkel millegi pärast tehakse, et selles mõttes, et see ei ole isegi tihti selline tehnoloogiline häkkimine, et see on pigem nagu täiesti inimese ajameelsuse, teadmatuse ja naiivsuse ära kasutamine ja võib-olla 100 juhul 90 ei töötagi, aga 1 või 10 juhul ikka töötab. Nii, aga meil tegelikult oli siin veel üks Apple'i Google'i uudis ja siis on, aga me tahaks tegelikult ikkagi rääkida, lubasime teile rääkida kõrvaklappidest. Nii et võib-olla lähme tegelikult selle põhiteema juurde, sest te olete ikkagi siin kaaslased kõva tööd teinud, on nii? No kas just nüüd kas töö nüüd kui kõva ta on ise asi? Aga ma saan aru, et ma loen ette, mis on meil täna menüüs. Meil on menüüs OnePlus Nord Buds 2, Nothing Gear 2 ja Huawei FreeBuds 2. Ei, FreeBuds 5. FreeBuds 5, 2 on ju väga ajalooline.
et no võib-olla siis kõige odavam. Teeme üle ühe, alustame nii. Näiteks tahtsid kõige odavamast. Kõige odavamast kõige alustaks ilmselt siis Meelis, ma saan aru, need on nagu siis kõige säästuklapima nagu suunitlusega. Need on kõige säästuklapima tõesti ja noh, ma ei tea, millest ma alustan, et säästuklapi võib-olla sellise mulje jätab kohe, kui sa võtad nüüd pakendist välja, siis see karp on nagu natuke suurem kui teised karbid. Ta ei ole väga suur, ta mahub taskus ilusti ära, aga näiteks siin Jabraga võrreldes või Samsungiga võrreldes, AirPodsidest rääkimata on ta ikkagi suurem ja üks põhjus, miks ta suurem on eks ole see, et tal on siis need tiivakesed ka, aga ka AirPodsil on tiivakesed ja ometigi nad suudavad need panna väiksemasse karpi. Oleks okei, kui see karp on see suurus, kui neil oleks juhtmeva laadimine, aga seda muidugi selle hinna eest siin ei ole, et hinna ma mainin ka siis ära, see on 59 €, on soovituslik hind. Eestis ma neid veel müügil ei märganud, aga ilmselgelt nad peagi jõuavad. Ja nad on väga sarnased eelmise aasta siis OnePlus Nord Buds 1-dega, mida mina ei ole proovinud, mis on muutunud. Põhiline asi on see, et on tulnud juurde siis mürasummutusaktiivne ja nagu sellise hinnaklassi klappide puhul tavaline, siis ega see mürasummutus nagu väga suurepärane ei ole, ta natuke aitab, aga ta on selline tagasihoidlik. Ja heli poole pealt on nüüd selline asi, et minul ei ole kahjuks Glenni kõrva, ehk siis ma ei oska seda heli nii hästi hinnata. Võib-olla on see hea, sest et Glenn kindlasti oleks just kurinede peale, sest mulle tundub pidu diletantliku kõrvaga, et seal on meeletult palju bassi, et on olemas equalizer, vaikimisi siis preset, mis seal on, mis peaks olema siis tasakaalustatud on väga-väga bassine. Siin on seal mingi nende enda signature versioon, mis on veel rohkem bassine. Siis on mingisugune asi, mis peaks natukene nagu keskmise sagedusi tõstma, mis tegelikult tõstab ka. Ja siis lisaks on olemas selline bassivõimendi nii-öelda, mida saab siis +-5 astmeliselt reguleerida, millega saab bassi maha võtta või juurde panna. Ja lisaks on see õnneks olemas ka täiesti selline käsitsi reguleeritav, näpuga lohistatav equalizer, kus saad siis kõiki sagedusi või 5 või 6 sageduslikult saad sa siis neid edasi-tagasi lohistada ja omale meeldivaks teha. Et heli on üllatavalt hea, ta on kuidagi selline hästi avatud, võib-olla sellepärast, et ta ei ole nii tihkelt kõrvas, kui näiteks Jabra-klapid on ja tänu sellele võib-olla on ka see, et ma võrdlesin neid sarnase hinnaga Jabra Elite 3-dega ja vahe on selline, et Jabral on palju parem passiivne mürasummutus, neil ei ole aktiivset mürasummutust, aga passiivselt summutavad sama hästi kui need OnePlusid siis koos selle aktiivsega ja ilma laseb OnePlus natuke rohkem heli läbi, aga kui me võtame seda kõik arvesse ja vaatame seda, kui palju need klapid maksavad, siis tegelikult ei ole kuigi palju selles hinnaklassis klappe, mis teeksid nagu sellist häält, nad teevad tegelikult väga head häält, arvestades kõiki neid omadusi ja kellele see liigne bass ei meeldi, paljudele meeldib, sellepärast nemad sellise heli profiili ongi teinud, et paljudele noortele see väga palju bassi meeldib ja kellele ei meeldi, siis tegelikult saab seda näppida selliseks, et see heli läheb nagu selliseks vähem bassilikumaks. Kas selle raha eest, ma nüüd sain vahel, et kuidas selline üldine kasutus, mugavus ja kvaliteet on, kas sa saad näiteks helivaljust kõrvaklappide pealt muuta? Kusjuures see on nüüd põhiasi, et ma olen katsetanud ilmselt üsna palju klappe, aga ilmselt vähem kui Glenn ja need on minul ainsad või esimesed klapid, millega mina olen kokku puutunud, millele ei saa klappide pealt reguleerida heli tugevust. Et ma ei ole varem sellist asja kohanud, et vanasti oli see pigem muide aastat 2-3 tagasi oli see pigem vastupidi, mitte üheltki nööbilt ei saanud reguleerida. Ma nagu ikka otsisin ja siis ma lugesin läbi kõik andmed ja siis ma käisin Redditis ja siis tuli öelda, et Redditis ka rahvas kirub selle üle juba eelmise mudeli puhul ja nagu arusaamatu. Need nupud, mis on siin külgede peal, on puutetundlikud ja lisaks on siis see, et kuigi tal on need nii-öelda varred, eks ole, siis need varred on kandilised, mitte ümmargused nagu AirPodsid või mõnel teiste klappidel. Nad on kandilised, nad näevad veidi kummalised välja ja ainuke asi, mis on otsas on siis mikker, eks ole, kas need vaja on pigem mitte ja kui siin on nii palju vaba pinda, siis nad oleks võinud panna siia peale nupud ja teha siis selle
selle helitugevuse reguleerimise ka. Kõiki muid asju muideks või enamust muid asju saab äpist juhtida selles mõttes, et saab vahetada näiteks mida teeb, ma ei tea, topeltklõps paremale vasakule, mida teeb see siis, kui ma seal näpu peal hoian. Nad on natuke piiratud, nad on sarnaselt odavamatele jabraklappidele grupeeritud, ma saan nagu mingite gruppide kaupa neid muuta, aga ma ei saa nagu vabalt muuta, aga vähemalt see muutmise võimalus on olemas. Ja loomulikult ma ei tea, ma arvan, et iseenesest ei ole see nagu probleem ja siis mis puudub aku kestvust, siis ta on 6 tundi kuskil peaks kestma natuke tegelikult isegi kauem minu proovimises koos mürasummutusega 8 tundi ilma ja see karp, kuna ta on suur, siis ta annab 4 laksu veel juurde, 4 korda saab need klapid laislaadida karbist. Kas seal on ka mingisugune sertifitseeritud ilmastikukindlus on ka või mingi IP55? See on ka väga hea näitaja. See on ka väga hea. Et üldiselt me võime siin jonnida eriti selle helitugevuse reguleerimise puuduse üle, aga arvestades seda hinda, siis tegelikult on nagu päris head klapid. Ja äpist, mis puutub äppi, siis kui sul ei ole OnePlusi telefon, siis sul on olemas siuke äpp, mis on Hey Melody, mis on siis tegelikult Oppo poolt toodetud. Hey Melody. Just. No Hiina tootja on Hiina nimi, eks. Muide, seda ma tahaks üldse ka siin öelda vahel, et see nagu komme nimetada oma äpid mingisuguseks Hey Melodiks ja ma ei tea milleks veel, kui sul on OnePlusi klapid on täiesti geniaalne, sest et leida üles sobiv äpp oma klappidele, see on ka, minust on see isegi puudutab teisi tootjaid, kui ma ei eksi, kas Sony klappide äpi nimi oli ka igal juhul, kindlasti ei olnud seal nimi Sony sees. See on tegelikult väga hea, kui su klappide äpi nimi on Hey Melody, sest minul on praegu näiteks telefonis vähemalt 3, võib-olla 4 äppi, mille kõigi nimi on Headphones ja milline on siis milline, eks ole. Aga kui seal on nagu tootja nimi, siis ikkagi on just, nagu mõistlik. Aga Sony klappide äpi nimi on Headphones ja JBL-i äpi nimi on Headphones. Ja just täitsa võimalik, just see ei vii. Jabra äpi nimi on Sound Plus, kus ka ei ole Jabra nime sees. Aga Sonyga on see, et kui ma otsin oma iPhone'ist, kirjutan otsingukasti Sony, siis tuleb see Headphones ikkagi välja. Et mingis kohas see ilmselt on nagu kirjas. Mingi hetk oli need Korea äpid olid kõik Samsungil, kõik oli Magic. Magic C ja Magic too, mul on Samsungi SSD arvutis, siin on mul, mis pagan selle nimi oli, Samsung Magician jookseb mul kogu aeg, mis vaatab seda. Kui Androidil on niimoodi, et kui mina panen oma telefonis otsingusse Headphones, siis ei tule Sony välja, Sony klapi äppi. Ei, sa pead Sony panema, siis tuleb Headphones meelis, ära vastupidi pane. Niipidi, okei, selge. Aga ühesõnaga jah, et tegelikult on nagu täiesti okeid klapid, et on puudusi, aga arvesta sellega, et see äpp töötab nagu täiesti mõistlikult nimest hoolimata ja see mürasummutus ka natuke aitab kaasa üldiselt selle raha eest, ilmselt tööd parimad klappi, mida praegu ma tahtsin sulle lohutuseks öelda selle klappide pealt heli reguleerimise kohta, et minu päris hea mitu korda kallimatel AirPods Pro 2-del on see võimalus olemas, aga mina ei suuda seda kasutada, nii et tegelikult minu jaoks teda sama hästi kui ei ole. Miks sa ei suuda? Mina olen jabrad ja Samsungitega käib see klõps, et heli läheb pausile või siis kukub klapp kõrvast välja, aga heli veel üles alla ma ei ole saanud. Sa pead vist seda kuidagi libistama näppu seal. Ei, sa paned kõigepealt, võtad mingist kohast kinni ja siis mingi kohaga libistad, aga ma ei ole saanud aru. Ma õpin nii palju uusi asju. Mina olen igal juhul nende klappidega, mida ma tavapäraselt kasutan, ära harjunud sellega, et klappide pealt on mugav heli reguleerida. Vaat seal on, võib ilmselt rääkidagi sellest siis, et kuidas parajasti seda tehakse, et kui ma ei eksi, oli see vist ikkagi Huawei, kes oli esimene ja tõi sellise libistamisega muutuse, sest enamikel või mis enamikel, paljudel ja ka täna nii mõnelgi klapil ikkagi on see nii, et sa pead mingit pikka vajutust kuidagi konfigureerima, et ei ole nagu seda üles-alla libistamist, et see üles-alla libistamine on väga loogiline. AirPodsil nüüd on, just. Aga ma räägin, et sa pead võtma kuskilt kinni ja siis libistama, et ma ei ole aru saanud sellest. Aga ma ei tea, kas siis võtame kohe 100 eurot kallimad klapid ka korra vaatluse alla või? Nii, millega tegu? On siis Huawei FreeBuds 5 ja mõlemad on nad 100 eurot kallimad. Ma kohe nüüd küsin su käest esimese küsimuse nende kohta. Ei, selles mõttes, et mõlemad on, kui ma ei eksi, vist üks on 159 eurot on letis ja teine kas oli 169 või 140. Ühesõnaga, nad on põhimõtteliselt sama hinnaklassi klapid ehk siis 100 eurot kallimad kui need, mida Meelis. Jah, Nothing Airid ja Huawei, nad on tegelikult täpselt ühes augus. Aga väga erinevad klapid, eks? No nad on selles mõttes väga erinevad jah, et tõsi, kui üldse nii saab öelda, et keegi on erinev, siis kahtlemata see
Nothing on nüüd see klapp, millest me rääkisime, ma ei tea, kas see oli umbes aasta tagasi või millal need esimesed tulid. Et on nagu välimuselt selline äge, et kui sa lähed nende klappidega klassiõhtule, siis sa ei lähe sealt vähemalt üksi koju, sest et nad näevad head välja ja see jäi nagu mul kuidagi meelde, et siin ei ole kahtlemata nagu Nothing teinud ühtki järeleandmist ja need klapid näevad endiselt väga eristuvad ja kihvtid välja, sest see on niisugune läbipaistev karp, need klapid ise on läbipaistvad, karp on läinud natukene väiksemaks, klapid on läinud natuke väiksemaks kui eelmise versiooni nagu mõõdud, aga see on tegelikult marginaalne. Et kõik see ägedus on neil alles ja mis mulle ka nende puhul endiselt väga meeldib, et erinevalt siis võib-olla nagu tõesti, kui nad on väga erinevad klapid, aga füüsiliselt need Huawei omad on siis sellised hästi libedad ja voolujoonelised, siis OnePlus või mitte OnePlus, vaid Nothing on siis ikkagi sellel rajal, et need klapid on nagu nurgelised, neist on väga hea kinni võtta, et see varras on niisugune suhteliselt kandiline ja nad on niisugused nagu klassikalises mõttes niisugused head tükid, et sul jääb nagu näpp igale poole taha, aga teistpidi nad on väga kerged ja nad on väga mugavad, nii et see erinevus on ju ka selles, eks ole, et need Nothingu klapid on siis need nii-öelda kõrva sisse käivad AirPods Pro tüüpi klapid ja need Huawei'd on sellised kõrva. No ma sinnani tahaks ka jõuda ja, et Huawei on nagu ikkagi täitsa selles mõttes jälle läinud nagu jah, et Huawei on läinud tagasi siis sinna, kus ta kunagi ammu alustas oma mingisuguste AirPodsidega ja nagu oli ka Apple'i esimesed need, mis iganes need siis olid, AirPodsid, eks ole, aga kui nüüd veel rääkida siis sellest, ütleme, sellest Nothingu võib-olla nagu olemusest, et nad tegelikult on väga, väga kvaliteetsed ja kihvti feelingu või need endiselt välimuse eest ma annaksin kindlasti üle 10 punkti neile, sest et see karp samamoodi, kui siin enamik tootjaid, ka Apple kaasa arvatud, üritavad olla sellisel ümaral rajal, et see karp on sul selline mingi mumm, siis need klapid on nagu nurgelise karbiga. Ja see on tegelikult jube hea mõte, sest et taskus no tegelikult ma ei tea, sul peaks ikka väga kondised jalad olema, et see nurgeline karp sind taskus kuidagi segab, aga sellest on jube hea kinni võtta ja ta ei kuku sul käest maha, et kui sa võtad sellise ümmarguse karbi omal kuskilt välja, siis ta lendab lupsti maha ja selle koha pealt siis kindlasti miinuspunkt Huawei'le, kelle karp on lihtsalt üks ülimalt libe muna ja noh, see lendab nagu kohe minema, kui sul käsi juhtumisi on kuiv. Et selles mõttes, disaini mõttes on see äge, endiselt on OnePlus, või mul on kogu OnePlus segamini, sest kuidagi Nothing ja OnePlus olid natuke nagu ühise nimetajaga mingis mõttes, et siin on endiselt karbil ka peal, ma ei tea, kui hästi seda siit kaamerast on näha, no raadiosaates seda kindlasti pole näha. Siin on selline süvend, kus ma saan nagu panna näpu sisse ja kuidagi seda on väga hea on seda näppu siin sees nagu hoida ja seda karpi siit välja võtta, et see on ka väga hea lahendus, et ja see süvend siis omakorda hoiab neid nööpe siin karbi sees. Aga no ütleme siis nüüd muus osas, nad on läinud paremaks on võib-olla ilmselt otseselt võib-olla vale sõna, et väga raske on nagu võrrelda neid niimoodi, kui sa välimuselt paned, vaatad seda eelmiseid Nothinguid ja neid uusi, aga noh, juurde on nad saanud kõik võimalik tarkvaralisi toredaid asju ja äpi pool on muutunud kuidas ma ütlen, selliseks väga konfigureeritavaks, et kui siin enamik klappe või noh, paljud kallimad mõõdavad ka sul siis seda kõrvakuulmisspektrit ja siis üritavad aru saada, kuidas sa ikka parajasti kuuled, siis esimest korda on siin siis kasutusel selline omapärane nagu pattern selle mõõtmise puhul või selline muster, et mitte ei lasta sulle siis kõrva erineva kõrgusega toone, erineva valjusega, vaid nad lasevad sulle siis kõrva mingit teatavat müra, mille sees on mingisugune sagedus ja siis nad paluvad sulle öelda, et kas sa kuuled selles müras olevat sagedust, et üsna selline kuidagi meditsiinilisena tunduv juba katse on see, et sa pead tõesti sellest mürast tabama ära selle sageduse ja siis nad joonistavad sulle siis personaalse graafiku, et kui hästi sa kuuled, sa võid siis loomulikult selle graafiku inaktiveerida, kui sa ei soovi seda ja sa saad, mis on ka väga äge, mida teistel klappidel ma ei ole äpis kohanud, sa saad siis nagu selle oma nagu profiili tugevust või sellist aktiivsust siis protsentuaalselt slaideriga muuta 0-100, ehk et kui sulle nagu tundub, et see sinu pandud siis profiil on tõesti võib-olla liiga agressiivne või terav või bassine, siis sa võid selle slaideri keerata 0, siis teda ei ole üldse, aga võid ka panna 50 peale, siis on teda natukene, et selle koha pealt on äge. Equalizer iseenesest ei ole küll kahjuks teab mis mitmeribaline, et siin on 3-ribaline equalizer, kus sa saad siis oma
asju ise ka veel üles-alla liigutada, et aga noh, nagu üldmuljena see äpi pool näeb hea välja, on hästi konfigureeritav ja siin annaks ka nagu plusspunktid, eks ole. Rääkides helivaljuse muutmisest, see on siin olemas, aga hoolimata, et siin on need varred, kõik see elu käib ikkagi pigistamisega, et eelmistel Nothingutel oli kusjuures need varred pealselt puutetundlikud, aga siin on siis mingil põhjusel mindudki seda teed, et nüüd tuleb neid varsi kogu aeg pigistada ja siis kõik muutused, mida iganes sa tahad teha, on siis see pikk pigistus või on see parajasti nagu topelt lühike pigistus, helivaljuse jaoks on näiteks topelt pikk pigistus. Sa pead hakkama meelde jätma neid pigistuste pikkusi. Tõsi ta on. Oma mingi morsekood. Tõsi see on, et see on nagu tüütu, et no tavaline nagu kasutusmuster ilmselt on see, et see pikk vajutus või pikk pigistus tavaliselt tähendab siis, noh ilmselt enamik inimesi nii kasutab seda, on siis selle müra summutuse režiimide muutmine, nagu ta on siis ka siin vaikimisi, aga helivaljuse jaoks tõepoolest siis tuleb teha selline krüptoloogiline kombinatsioon nagu topelt puudutus koos pika vajutusega, et sa siis nagu teed esimese pigistuse lühidalt ja siis, kui sa teisena võtad kinni ja hoiad, siis ühe nööbiga läheb siis sul heli tugevamaks ja teise nööbiga läheb heli vaiksemaks, et see nüüd ausalt kuigi intuitiivne, ma pean tunnistama, nagu ei ole, aga vähemalt sa saad seda teha ja mis nagu on tore jällegi, on see, et need helid, mida siis see nagu nööp või kuulaja sul kõrvast teeb, kui sa siis teda parajasti pigistad või sudid, et need ei ole mingisugused häälteated, olgu, et häälteade on informatiivne, aga mis personaalselt ajab mind erakordselt närvi alati on see, et kui ma näiteks müra summutust reguleerin ja siis iga kord ma kuulen, kuidas mingisugune ülimalt flegmaatiline hääl ütleb mulle, et noise reduction is on. Ja siis kogu aeg ma kuulen seda kuradi lauset, et ma ei taha seda kuulata, et ma tahan, et kui ma lülitan, siis on see on või off. Selles mõttes väga, väga tore on siin, et OnePlusi puhul keegi ei ütle mulle mingisugust pikka juttu, vaid käib mingi väga kummaliselt toredad ja sensuaalsed hääled, et kui ma ei eksi, vist oli see, et kui ma panen nagu selle tänavamüra või selle ambient režiimi, siis käib sükene sensuaalne ohe stiilis nagu ja siis, kui ma panen teise režiimi, siis käib lihtsalt üks klõps. Et noh, miks mitte? Sul on ikka üks tark mees taskus, kes on vahepeal väga flegmaatiline, siis ohkab, kes seda tuleb pigistama teatud pikkusega. Ja seda küll, aga ta ei tee vähemalt seda pikalt, et ühesõnaga see tagasiside, mis ma sealt kõrvast kuulen, just vaat selline mõnus lühike heli ja ma saan aru, et midagi juhtub, aga noh, kui nüüd me helist ka siis räägime, ega peab nagu tunnistama, et see heli ei ole otseselt nende klappide kõige tugevam küll, et see heli ei ole kindlasti nagu halb, aga pigem on ta nagu natukene, no vaat see on raske rääkida, et siin on nagu keskmisi sagedusi kuskilt otsast selles mõttes võib-olla üle võimendatud, et ta kipub nagu teatavate isegi jutusaadete puhul nagu seda kitsast kesksagedusriba, ma pakuks niimoodi huupi, et see on seal kusagil 2-3 hertsi juures, et üsna kitsalt on ta nagu natuke mingisugused imelikud asjad seal püsti, et isegi sellise üldise equalizeriga, mis ta võimaldab, ma ei saa nagu seda soundi pilti võib-olla nii avaralt võib-olla pehmeks, aga teistpidi, noh, ta tuleb hästi konkreetseks kõik. No, see võib ikka Glen podcastis päris ebameeldiv olla, et eriti kui see podcast on kehvemini salvestatud mingi sellise odavama mikrofoniga, mis ka, noh, need ka kipuvad tõstma täpselt sama sellist veits nagu mitte isegi kileda, allpool kiledat, ma ei tea, kuidas seda kirjeldada, ta on mingi selline läbitungiv, mingi selline terav heli. Ja muide isegi see rakendub siis üldse mitte mingi kehva mikriga salvest podcastide puhul, sest ma siin olen ka ikkagi raadiosaateid kuulanud, mis on ilmselgelt paremate mikritega salvestatud ja tõsi, ma tajusin nende klappidega, et täitsa kvaliteetsed raadiosaadete jutuheli mul hakkas natukene kohati närvidele käima ja ma ei saa seda otseselt nagu muuta. Muusika puhul tõsi, see nagu otseselt ei sega, et selline nagu informatiivne kesksageduste ala võib-olla lisab sellist särtsu ja kõik, et siin on bassi olemas, aga see bass ei ole nüüd noh, selline üli madal, et siin, kui ma siin kiitsin, ma mäletan neid Bose'i klappe taevani, et nende puhul see bass oli üli madal just ja mõnus, et siin nagu see bass on, noh, ta on siuke 80 hertsi peal, ta võib-olla seal tümistab või 100 peal, et ta ei ole nagu siuke teab mis madal, nii et üldistatuna nende klappide tugevused kõik ikkagi ei ole või nööpide tugevus ei ole pigem see heli, vaid kõik see, mis siin ümber on, et ainult heli pärast ma ilmselt neid omale ei ostaks, aga teistpidi ikkagi endiselt seesama klassijuhtu jutu juurde tagasi jõudes on need endiselt
välimuselt ja feelingult ja niisuguselt kasutusmugavuselt ja disainilt, kui me jätame see helitugevuse muutmise siit võrrandist välja, nagu kihvtid kõrvaklapid, eks ole, ja kõik need igasugused IP reitingud on ka samal tasemel, kus siin vist 54, Karbil 55 ehk mis tähendab siis ka tolmukindlust ja siis teatavat pritsmekindlust, eks ole. Ja muidugi on nad sertifitseeritud, nagu ikka tänapäeval ka kombeks on siis high-res sertifitseering, LDAC koodek, eks ole, aga noh, see nagu näha praktikas siis ega see, et seal on need high-res ja sel teemal me oleme ka siin, ja mina olen pikalt räusanud, et sellest ei tasu vaimustusse sattuda, kui kõrvaklapi karbi peal on mingist high-resist juttu. Nii et aga siin, kui nüüd võib-olla võrrelda seda ja siis teha veel 3 sõna rääkida, siis ka Huawei uuest klapi või nööbipaarist, kui nüüd oligi see OnePlus, kurat mitu korda ma seda OnePlus ütlen, Nothingu klapid olid siis sellised nurgelised ja mõnusad, siis kui siin teha see ümarkarp lahti, kui see üldse õnnestub ühe käega lahti teha, ilma et see maha lendaks, siis siit seest ilmuvad ka välja sellised, ma sikutan praegu välja, vähemalt et teile näidata. Ma kommenteerin kõrvale, et see karp näeb välja ka selline kuidagi mingi hallikas hõbedane. Karp näeb välja täiesti mõttetu, ütleme otse selle välja, et kui just, ma sellise karbi võtan. Tekib selle karbi pärast, mul tekitab Sony Walkmani aastast 95. Kui ma selle karbi ikkagi võtan välja selle samal klassi õhtul, siis on selge, et sinna ma ka üksi jään, nii et see karp ei oma nagu mitte mingit väärtust. Küll aga see karp, ma pean tunnistama, et ta on nagu kvaliteetne, ta ei nagise kuskilt ja selles mõttes ei saa öelda nagu pahasti, et materjalid, aga noh, ta on lihtsalt nagu surmigav. Aga klapid iseenesest ei ole surmigavad, et klapid on nüüd küll sellised väga voolujoonelised juljad, mis võib-olla kuidas ma ütlen, meenutaks võib-olla pigem, kui need suuremaks venitada mingisugust nagu asja, mida müüakse erootikapoes. Et nad on sellised, et sa ei saa nagu täpselt aru, mis nad siis on, et kus see nagu pistma ta peaks ja mida ta pärasti tegema peaks, aga üks ots tuleb siiski kõrva pista. Nii. See esteetika näeb ikkagi välja nagu, sa võid öelda, et see on nagu tundub tugev ja tundub nagu hästi ehitatud, aga see välimus ja värv ja kuju näeb välja, et see ei ole lahe. Ei, tead, see pilt on ikkagi nagu petlik, et ta lihtsalt pigem tõesti näeb käes välja nagu selline kummaline asi, mida võib-olla tõesti võiks pista ka mujale kui kõrva, aga ta ikkagi on kõrva pistetav ja ta on, midagi see halb öelda, see materjali valik on just hea, aga ta on ka erakordselt libe järjekordselt, et kui sa võtad selle asja sellest libedast karbist välja ja karp maha ei kuku, siis ilmselt järgmisena kukub maha see libe asi, mis sul käes on, sest et tõesti tal ei ole kuskilt kinni võtta, ta on üleni selline, ta on üleni ümmargune, aga samas see on võib-olla niisugune tulevikuline, et ta on tõesti hästi selline orgaanilise feelinguga ja muidugi, kui sa nüüd kõrva pistad, siis olgem ausad, et ega tal ei ole seda silikoonotsikut vähemalt vaikimisi siin küljes, et ega ta kõrvas ei püsi, et eriti kui sul juhtumisi ja näiteks kõrvas on mõned karvad, siis on olukord päris hull, sest et siis on sul kõrv seest ka libe ja siis on lugu paha, küll aga siin komplektis on tal on sellised silikon, kuidas ma seda viisakalt ütlen, kondoom, ma ei saa muud sõna siin kasutada, sa saad siia tõmmata mingisuguse silikoon katte nagu ümber, mis siis selle nupu peale nagu teatud avaustega jääb ja mis siis selle kõrva pistetava nupu või nööbi osa siis moondab nagu natukene nagu kuidas ma ütlen, hõõrduvamaks, et siuke hästi õhukene läbipaistev silikon kate on võimalik siia peale sikutada, aga ma pean tunnistama, et ei parandanud see oluliselt selle kõrvas püsimist küll, natukene parandas ikkagi, aga mitte nüüd nii, et öö ja päev saabuks, et sellist erinevust ei olnud ja see muide on nende kõrvaklappide ikkagi ka suurim probleem, et kui teil on juhtumisi kõrvad, kus nad klapid püsivad ja võib-olla siis selle silikon kondoomiga püsivad veel paremini, siis on tegelikult elu täitsa okei, sest et nad on omamoodi stiilsed, näevad võib-olla kõrvas välja nagu sellised tulevikulised kõrvarõngad, tilpnevad, vaata siit niimoodi, siuke tilk on sul kõrvast väljas, eks ole, läigib, erinevad värvid on, nii et aga eeldus on see, et nad sul püsivad kõrval, sest et sellest sõltub esiteks see, kas nad ära kaovad loomulikult, aga teiseks ka see heli kvaliteet, sest et kui nad sul ikka kõrvas püsivad niimoodi lipa-lopa, siis see heli kvaliteet ei ole hea, aga kui sa juhtumisi saad nad kõrvas kuidagi kinni sinna kõrva, siis nad kõlavad muide väga hästi, et selles mõttes Huawei klapid üldse on enamik olnud tegelikult heli mõttes väga-väga head ja need ei ole erandid, nad kõlavad kõrvas väga hästi, aga väga suure tähega, aga nad peavad olema sul kõrvas nii, et nad sealt ära ei pudene, et minul füüsiliselt ühest kõrvast lihtsalt see oli umbes 23 sekundit ja siis on ta jälle kadunud, et ja kui sa nendega kuskil tänaval veel käid või jooksed
ja ta sulle ära pudeneb, see on ausalt paha lugu, et noh, parimal juhul on ta sul kuskil krae vahel, aga halvemal juhul on ta hoopis kuskil mujal, nii et see on selle disaini miinuspool, aga teistpidi ta jah ei summuta sul siis noh, tänavamüra ära, sa kuuled ilma igasuguse elektroonika sekkumiseta, et kas auto sulle sõidab otsa või mis parajasti juhtub. Küll on siin olemas aktiivne mürasummutus, mis loomulikult ka ei tööta kuigi hästi, sest et müra kostab siia sisse ju igalt poolt vahelt, nii et noh, ma ütleks, et see, kas siin see aktiivne mürasummutus on või ei ole, et sellest nagu väga suurt vahet ei ole, on ju, nii et kui nüüd mulje ei kokkuvõttes on ikkagi, et ta nagu hinnaklass on sama nagu siis sellel Nothingul, aga tegelikult tead sa, ma tahtsingi jõuda selleni, et kui nüüd jääb nagu mulje, et ma kuidagi õudselt teen neid klappe või nööpe nagu maha, siis ma kindlasti seda ei tahaks teha, et ma ütleks, et heli puhul, kui teil on selline kõrv, kuhu nüüd see väike vibraator sobib, siis on tegelikult väga, väga ägedad klapid, sest et paljud inimesed, kes on öelnud, et nad püsivad nendel kõrvas, on tegelikult väga kiitnud ja ma täitsa nõustun sellega, et see on ülioluline eeldus, et kui on võib-olla väiksem kõrvaauk ja seal ei ole mingit karvu ja mingit jama, siis nad istuvad seal kõrvas hästi, nad ei kuku maha ja nad kõlavad tõesti täiesti hästi, siit saab helivaljust muuta mõnusasti libistades, ei pea midagi pigistama, saad selle kõrvarõnga peal üles-alla näppu liigutada, nii et nad kindlasti ei taha nagu jätta kokkuvõtet, et nad oleks nagu halvad, et nad kõlavad hästi, näevad teistsugused välja ja teistpidi, kui sul võib-olla ei meeldigi see tunne, et see kummiotsik sul seal noh, nii-öelda siis isoleerib kuidagi sinu kõrva, eks ole, siis tegelikult ei ole halvad, on ju, aga noh, jah, peab kindlasti arvestama sellega, et sellist aktiivset mürasummutust sellisel tasemel siit ei tule ja noh, see välimuse pool nüüd kogu see libedus ja karbi ümarus ja võib-olla kõik need jutud, et kahtlemata ta kuidagi, noh, ta ei ole jah, sükene nagu selline nagu noortepäraselt äge, nagu siis kindlasti on Nothingu sükene, noh, tehnokraatlikum feeling, eks ole, ja muide häälteated on endiselt siis Huawei puhul ka ikkagi sellised, et see on just see näide, et kui ma siis hoian näppu siin pikalt all, siis ütleb mulle ikkagi, noh, sensuaalselt kõlab naise ajal, aga teeb seda erakordselt pikalt ja teatab siis parajasti, kas minu mürasummutus on sees või väljas, mis on ausalt öeldes nagu tüütu. Nii et selline on siis see ülevaade, jah, et nüüd küsida, et jah, et kui nüüd öelda, et kas, kui nüüd selle odavama puhul Meelis kindlasti andis sellise väga süvarohelise tule, siis nende mõlema puhul ma nagu ütleks natukene, et noh, tuli on sükene võib-olla vilkuv kollane, läheb siis roheliseks või punaseks vastavalt inimese enda prioriteetidele, et Huawei puhul on heli hea, kui need klapid või nööbid on sul kõrvas hästi ja sulle see libe ja tilgakujuline feeling siin kõik meeldib ja Nothingu puhul heli võib-olla saame siin-seal norida, aga see-eest nad on väga ägeda feelinguga, näevad head välja, need on nagu noh, mugav käsitseda, ütleme siis. Oled sa proovinud kellelgi neid Huawei klappe, kellel on samal ajal kõrvas ka kõrvarõngad, kuna see klapi ots käib täpselt selle koha peal, kus tavaliselt käib kõrvarõngas ja siis tundub see on jällegi, seda ma ei ole proovinud, küll olen siin ühe naisterahva käest küsinud, kellel oli, ma sain aru, nendega mingisugune kogemus olemas ja kes nagu kuidagi ütles, et tema need kõrvast välja ei kuku, aga vot see jäi nüüd mul kahe mulle tundub, et koos kõrvalappidega neid kanda ei saa. Või kõrvarõngastega, eks ole siis. Kõrvarõngastega, just, et see võib täitsa nii olla. Ma saan aru, Ants, et sa tahad nüüd meie kõrvaklapi jutu ära lõpetada, et muidu me ei, ma arvan, väga hea pilt on ja lõpuks on väga palju, kui ikkagi on maitsu üle ei vaiella, et kas see hõbedal on ilus või mitte, nii et seda saab siis vaadata. Nii see on, mõlemad on kahtlemata erinevad, mõlemad on just, väga eristuvad tooted. Ja see on tegelikult ongi parim, kui on tooted on eristuvad. Aga sellega tõmbame tänasele saatele siis joone alla. Järgmine nädal on meil ka väga palju huvitavat rääkida, sellepärast tulge järgmine nädal tagasi, aitäh ja nägemist!